Jou, vaatame, kuidas rastapatsides sügav puhastus käib. Seda soovitan teha siis, kui oled patse kandnud näiteks aasta aega ja seda saab teha mitu korda aastas. Võta kaus, täida see sooja veega, lisa sinna söögisoodat, soovitan seda osta loodustoodete poest. Ma ostsin Looduspere poest Tartu kvartalist. Ta on veidi parema kvaliteediga. Kui seda pole, siis kasuta tavalist söögisoodat. See sooda siis tõmbab rasu lahti ja puhastab. Lisa essentsi õlisi, saab ka nendeta, aga kui sul neid on, siis kasuta neid. Teepuõli on antibakteriaalne ja seente hallituste vastase toimega, puhastab hästi. Rosmariiniõli on hea peanaha jaoks, tal on kõõmavastane toime ja aitab sügelusega. Lavendliõli rahustab peanahka ja lõhnab hästi. Ja siis on mul veel siin sidrunheinaõli. See annab värskust ja lõhnab ka hästi. Pane patsid kaussi, masseeri neid, pigista igat pidi ja hoia neid seal sees nüüd leota 30 minutit. Kuni 30 minutit. Kui näed, et vesi on hästi tuhmiks läinud, võid selle välja valada ja teha uus kausi täis. Soovitan sügav puhastust teha just enne hooldust, kuna see puhastus tõmbab juuksed siit sealt patsidest välja. Pärast saab hoolduses nad tagasi tõmmata. Rastapatsid on nagu švammid, eks ole, nad korjavad tolmu, suitsu, õietolmu ka, kõike muud ning rasu või õli nii peanahalt kui ümbrusest hakkab ka omakorda asju kinni haarama. Selle jaoks on hea teha sügav puhastust vahepeal. Kui soovid proovida rastapatsidele mõeldud tooteid, siis on olemas ka sügav puhastuse komplekte, võid uurida netist. Nii, peale leotamist loputa patsid nüüd duši all hästi korralikult ära, vala kaus tühjaks ja täida see uuesti sooja veega. Seekord lisa sinna õunaädikat. Osta hea kvaliteediga õunaädikas, klaaspudelis. Siin on mul mingi ökovariant. Olen poes näinud ka Saaremaa omasid, mis on hea valik. Seda me kasutame siis selleks, et peanaha pH taseme tagasi normaalseks korrastada. Sooda on hästi aluseline ja õunaädikas on happeline. Ja lisaks puhastab see õunaädikas ka patse veel omakorda. Peale seda kõike loputa patsid korralikult ära ja ongi sügav puhastus tehtud. Nii, nüüd ma näitan veel ühte käredamat varianti sügav puhastuseks. Seda ma ei soovita niisama regulaarselt teha. See on varuvariandiks neile, kel on mingit moodi halvasti läinud patsidega. Näiteks, kui sul on vaha patsidest välja saada või on tõsine jääkainete kogu, lindsitus pähe, mis iganes. Selleks sügav puhastuseks kasutame me sidruni lõhnalist nõudepesu vahendit. Minul on siin mingisugune ökovariant, mis on tundlikule nahale, veits parem variant, vaata, et liiga palju keemiat ei oleks. Aga see peab olema sidruni lõhnaline, sellepärast, et see sisaldab tugevaid rasu ja õli lahtistavaid aineid. Pane patsid sisse ja tunned, kuidas see väga kiiresti tõmbab kõik lahti, hõõru neid igat pidi pigista, liiga kaua ära neid hoia seal sees, aga peale leotamist loputa sooja vee all neid hästi korralikult, tükk aega, võta aega selle jaoks. Peale sellist puhastust on tähtis, et sa tood õli tagasi. Sa praegu tõmbasid kogu oma juukse peanaha kõik need õlid välja, et hõõru juustele, peanahale, kätele ja näole kokosõli. Veelgi parem on tegelikult kuuma õlimask, mille kohta võid ka netist infot leida, kui soovid seda teha. Jep, ja peale suurpuhastust on patsid hästi värsked, painduvad kergemalt ja kaaluvad vähem ka. Ongi kõik. Vajuta like, telli kanal, jäta kommentaar, kui on küsimusi ja kui sa soovid endale rastapatse, siis nagu ikka kirjuta mulle oma sooviga Facebooki lehele Tanera Dreads rastapatsid. Ciao! Take my freedom to be me and shine. I'm blue in my skin, feeling good in my skin, feeling good in my skin. This way I always win.